Tere hea vaataja! Saksamaa on olnud aastakümneid Euroopa majandusmootor. Praeguseks on Saksamaa majandus langenud juba 2 aastat järjest. Täna vaatamegi põhjuseid, miks sakslaste majandus langeb ja millist pikaajalist protsessi see peegeldab. Kõigepealt ma räägin siis lahti, millest täna juttu tuleb ja miks see üldse oluline on. No esiteks, Saksamaa majandus on siis langenud 2 aastat järjest. Kõigepealt ma annan siis ülevaate olulisematest majandusnäitajatest, siis räägime siis majanduslanguse ja stagnatsiooni põhjustest ja siis laiemast protsessist, et mida see peegeldab ja mis on selle protsessi tulemused. Ja miks see oluline on sellepärast, et Saksamaa on siis Euroopa majandusmootor olnud, eelkõige siis Saksamaa tööstus ja levinud on selline metafoor, et kui Saksamaa aevastab, siis Euroopa saab nohu ja Saksamaa on siis USA ja Hiina järel maailma suuruselt 3. majandus. Ja mis on väga oluline siinkohal mõista, on see, et Saksamaa eelarvepoliitika on olnud väga range viimastel aastakümnetel ja Saksamaa on selline bastion olnud, mis on siis pakkunud lõhki laenanud Euroopa riikidele, eelkõige siis Lõuna-Euroopa riikidele, selliseid laenutagatisi ja põhimõtteliselt olnud nende päästjaks. Ja mis on väga oluline aru saada, on see, et Saksamaa on olnud siis väga range eelarvepoliitikaga ajalooliselt. Tõenäoliselt mängib selles suurt rolli ka see, et Saksamaa pidi läbi elama 100 aastat tagasi siis Weimari vabariigis hüperinflatsiooni. Ja sakslased on siis nagu Euroopas mõistavad kõige paremini võib-olla siis seda, et tasuta lõunaid ei ole olemas. Saksamaa on pakkunud siis teistele Euroopa riikidele tagatisi, eelkõige Lõuna-Euroopa riikidele ja sisuliselt siis Euroopa võlakriisi ajal need riigid sellest jamast välja päästnud. Põhimõtteliselt Saksamaal on niimoodi olnud, et kuna on karm eelarvepoliitika olnud, siis neil laenuvõimekust on, pappi ka veits on ja tugev tööstus, majandus on nagu tugeval vundamendil rajatud ja investorid usaldavad seda majandust ja selle kaudu on siis Saksamaa pakkunud sellist kindlust investoritele, et ma ei tea, et euroala ära ei lagune või mõni riik siin pankrotti ei lähe. Ja Saksamaa majandusmudel siis on väga lihtne olnud. Esiteks hea hinnaga toorainete ja komponentide import, pluss siis odav energia, pluss Saksamaa insenerid ja oskustööjõud. Ja selle tulemuseks on siis kõrge lisandväärtusega tooted, kõrge tootlikkus ja see on viinud siis Saksamaa üheks juhtivaks eksportijaks maailmas. See valem on nüüd logisema hakanud ja ma räägin, et mis osad sellest valemist nagu Saksamaa jaoks enam ei tööta. Enne kui räägime siis majanduslanguse ja stagnatsiooni põhjustest, siis vaatame üle mõned olulisemad Saksamaa majandusnäitajad. Esiteks Saksamaa majandus on langenud 2 aastat järjest, viimati juhtus see siis 2000-ndate alguses. Saksamaa töötuse määr on kasvamas, samal ajal on ka struktuurne tööjõupuudus. Saksamaa tööstuslik baas ehk siis sisuliselt tööstustootmine on kahanemas ja kuna tööstus moodustab siis veerandi majandusest, siis see on väga oluline protsess nii kogu Euroopa kui ka Saksamaa enda jaoks. Ja Saksamaa tootlikkus on siis stagneerunud või langemas, et tootlikkus on majanduse üks kõige olulisemaid aluseid. Pikaajaline tootlikkuse kasv on pikaajalise majandusarengu aluseks. Vaatame siis neid olulisemaid majandusnäitajaid graafikutel ka. Me näeme, et aastatel 2023 ja 2024 on siis Saksamaa majandus 2 aastat järjest langenud. Viimati juhtus see siis 2000-ndate alguses, kui Saksamaa langes 2 aastat järjest. Ja muidugi see langus ei ole võrreldav siis koroonakriisi langusega või siis 2009. aasta majanduskriisi langusega. Aga see hiljutine langus on ikkagi oluline sellepärast, et ta peegeldab eelkõige struktuurseid probleeme majanduses ja mitte niivõrd mingisuguse välise suure šoki või siis mulli lõhkemise mõjusid, nii nagu me nägime koroonakriisi ajal või siis 2009 aasta globaalse majanduskriisi ajal. Siin me näeme siis Saksamaa töötuse määra, mis on mitu aastat olnud tõusutrendis juba, siin märtsis tulid uued numbrid välja, on 6,3% ja läheneb siia koroonakriisi tippudele juba.
Siin me näeme siis Saksamaa tööstustootmise aastast muutust. Siin koroonakriisis langes ligi 8% tööstustootmine. Nüüd on sisuliselt siis 3 aastat järjest toimunud tööstustootmise langus ja see langus on kiirenenud siis. Siin on näha seda sama tööstustootmist siis kuude võrdluses ehk siis antud kalendrikuus võrreldes eelmise aasta sama ajaga. Ja siin on nagu veidi selgemalt näha seda, kuidas 2018 alates on juba tegelikult Saksamaa tööstustootmine pidevalt kahanenud, ainuke erand on siis see koroonakriisist taastumine. Ja üks kõige olulisemaid näitajaid on siis majanduses tootlikkus ja siin on üks Deutsche Banki raport, kus on näha, kuidas siis Saksamaa tootlikkus on võrreldes USA-ga ja tegelikult ka ülejäänud Euroopaga kehvemat minekut näidanud siin alates 2017. aastast, et tegelikult tootlikkus on olnud languses Saksamaal. Ja me näeme siit ka seda, et 2018 kuni 2023 on Saksamaas siis tootlikkus keskmiselt aastas langenud 0,1%. Räägime lahti siis need majanduslanguse stagnatsiooni põhjused. No esimene ja võib-olla viimaste aastate lõikes kõige suurema mõjuga põhjus on energiahindade kasv, mille põhjuseks omakorda on siis olnud Ukraina sõda, Euroopa siis energiakriis, inflatsiooni kiirenemine ja selline forsseeritud siis kliimaneutraalsusele üleminek. Ja kogu see energiahindade kasv oli siis tugevaks löögiks just tööstusfirmadele, kes siis tarbivad suures koguses energiat. Vaatame mõndasid graafikuid ka sellel teemal. Siin on näha siis Saksamaa energiatarbimist, siis kogu energiatarbimist, et millisest allikast energiat tuleb. Ja siin on näha, et fossiilsed kütused moodustavad jätkuvalt päris suure osa energiatarbimisest. Eelkõige siis, mis on märkimisväärne ja mille ma välja tooks, on see maagaas siin, mis moodustab jätkuvalt veerandi siis energiatarbimisest. Ja kui me vaatame nüüd maagaasi hindasid, siis maagaasi hinnad on teinud väga suuri hüppeid viimastel aastatel. Et kui siin aastatel 2015 kuni 2020 kõikus hind 5 euro ja 25 euro vahel, siis megavatt tunni kohta Hollandi TTF börsil, mis on siis kõige olulisem maagaasi börs Euroopas. Tegelikult siin hinnad hakkasid 2021. aastal juba kiiresti kasvama. Enne Ukraina sõda juba kasvasid hinnad väga kiiresti. Jõudsid siin 100 euroni umbes, isegi rohkem 140 euroni. Ja siis, kui Ukraina sõda algas, siis viskas hinna siis 340 euroni vahepeal. Võrreldes siis nende koroonakriisi põhjadega oli siis siin tipus hinnakasv oli 68-kordne. Noh, sellise mastaabiga tõus juba avaldab mõju majandusele, mille siis tööstus sõltub väga suuresti maagaasi tarbimisest. Et noh, see on ilmselge. Hiljem siis on see maagaasi hind alla tulnud väga järsult, aga siis püsib ikkagi võrreldes siis Ukraina sõja ja siis inflatsioonilaine eelse perioodiga püsib tegelikult küllaltki kõrgel tasemel. Praegu on siis 40 euro juures, et võrreldes selle 5 kuni 25 euroga on ikkagi 2 korda kõrgemal praegu hind. Noh, ja siin on üks uudis, mis iseloomustab seda, et kuidas Saksamaa tööstusettevõtete siis juhid suhtuvad sellesse energiapoliitikasse, sellesse kliimaneutraalsesse energiapoliitikasse. Teiseks põhjuseks on siis ebapiisavad infrastruktuuri investeeringud ja bürokraatiamasin. See bürokraatiamasin siin on pigem isegi olulisem kui see infrastruktuuri investeeringud, aga mõlemad on nagu olulised faktorid. Et noh, Saksamaal on pikka aega olnud see, et infrastruktuuri ei ole investeeritud, teed, sillad ja muud sellised on sisuliselt nagu lagunemas. Siin on Deutsche Welles siis üks uudis, mis räägib sellest, kuidas üks sild Dresdenis siis Elbe jõel kokku varises ja kuidas siis Dresdeni tehnoloogiaülikooli eksperdid räägivad, et kuidas aastakümneid ei ole Saksamaa infrastruktuuri investeerinud ja kuidas siis sillad ja teed ja kiirteed ja raudteed kõik lagunevad. Bürokraatiamasina ja regulatsioonide osas on väga jõulisi avaldusi viimasel ajal teinud Saksa töösturite föderatsioon.
et nad räägivad, kuidas Saksamaa konkurentsivõime käib alla, protsessid on väga aeglased, regulatiivselt on väga suured kulud ettevõtetel, siin tuuakse välja selles siis töösturite avalduses, et 6% ettevõtete siis käivetest läheb administratiivsetele kuludele ja töösturid tahavad siis seda, et Saksamaa läheks üle sellisele usaldusel põhinevale regulatsioonile ja vähendaks regulatsiooni ja üldiselt siis kogu see bürokraatiamasin ja regulatsioonid, nad takistavad Saksamaal kohaldumast uute selliste majandustrendidega nagu näiteks tehisintellekt ja kõik see, et need protsessid lihtsalt võtavad nii kaua aega ja raha, et Saksamaa jääb teistest riikidest maha selle tõttu. Ja see, mis siis Saksamaal on veel ette heidetud, on see, et struktuurseid majandusreforme on pidevalt edasi lükatud. Ja kogu selle tulemuseks on siis see, et Saksamaa konkurentsivõime on rahvusvahelisel turul kahanemas ja uute trendide ja tehnoloogiate kasutuselevõtt on aeglane. Kolmandaks on siis rahvastiku vananemine, et nii nagu ülejäänud Euroopas, siis ka Saksamaal rahvastik vananeb kiiresti ja ma ütleks, et demograafia on tootlikkuse kõrval üks olulisemaid pikaajalise majanduskasvu eeldusi. Et kui sul ikkagi töötajate arv ja tarbijate arv väheneb majanduses ja ülalpeetavate arv kasvab, siis see majandus ei saa nagu väga kiiresti kasvada. Pigem on tegemist sellisel juhul stagnatsiooniga, kui just ei suudeta tootlikkust väga kiiresti kasvatada. See rahvastiku vananemine survestab siis tööturgu ja tootlikkust ja täiendavad kulud kaasnevad rahvastiku vananemisega tööandjatele eelkõige. Siin me näeme siis rahvastiku püramiidi Saksamaa oma ja ka rahvastiku prognoosi ja me näeme, et sajandi lõpuks väheneb Saksamaa rahvastiku arv siis 84 miljonilt kuskil siin 71 miljonini, siis töökäte arv järjest väheneb. Seda näitab hästi see rahvastiku püramiid, kus me näeme siis, et 55–64 vanusegrupis olevaid inimesi on kõige rohkem ja need siis jõuavad peagi pensioniikka. See tähendab seda, et need, kes siin allpool on, kes hakkavad siis tööd tegema, et nende pensione maksta, neid on järjest vähem. Aga pensionäre on siis järjest rohkem tekib juurde. Et ma ei tea, kuidas sellisest olukorrast on võimalik majandust pikaajaliselt välja vedada. See tähendab ikkagi aastakümnete pikkust sihukest allakäiku. Vähemalt demograafia perspektiivist. Siin on toodud siis välja graafik, mis näitab alla 30-aastaste osakaalu rahvastikust ja siis üle 60-aastaste osakaalu rahvastikust. Ja see trend on selles suhtes väga kehv majanduse jaoks, et vanurite arv järjest kasvab ja siis selliste noorte töötajate arv kahaneb. Ja muidugi on Saksamaa majandusele tekitanud peavalu ka Hiina siis kõrge lisandväärtusega toodete pealetung, millest ma kohe ka rääkima hakkan. Ja siis viimastel aastatel ka tegelikult intressimäärade kasv, et raha on muutunud kallimaks, võlgade teenindamine on kallim, rohkem läheb intressikuludeks, vähem investeeringuteks. Saksamaa majandusprobleemid peegelduvad hästi siis autotööstuses ja autotootjate languses, et Saksamaa majandus sõltub suuresti tööstusest ja mis on väga oluline siis selle ekspordist ja autotööstus on siis Saksamaa majanduse nurgakiviks. Ja autotööstus moodustab Saksamaa majandusest siis 6%. Ja mis on kõige olulisemad näitajad on siis see, et Saksamaal on mootorsõidukite tootmine langenud alates 2017. aastast 15% ja sõiduautode oma on siis sellel ajaperioodil langenud 25%. Aga languses ei ole ainult tootmine Saksamaal, aga languses on ka Saksamaa autotootjate müük. Ja nüüd muidugi, et Saksamaa autotootjate olukorda veel hullemaks teha, siis Trump nüüd 27. märtsil kehtestas kõigile autodele 25% tariifid. Ja huvitav on ka see, et USA on siis praegu Saksamaa suurim eksporditurg, et just eelmisel aastal kasvas USA kõige suurimaks, et eelnevat 9 aastat oli olnud suurim eksporditurg siis Hiina. Ja kui me vaatame nüüd ekspordi väärtust, me kõik teame, kui palju Hiinast kaupu tuleb üle maailma,
siis tegelikult Saksamaa moodustab Hiina ekspordist poole, et Saksamaa on maailma selgelt üks olulisemaid eksportijaid. Ja kui me nüüd vaatame, et mida Saksamaa ekspordib, siis väga suure osa sellest moodustavadki just sõidukid. Siin on näha siis kõiki neid teisi ekspordiartikleid ka, mis on Saksamaa kõige suuremad. Ja mis kõiki neid ühendab, on see, et nad on kõrge lisandväärtusega lõpptoodang. Ja siin on üks selline uudis, et Saksamaa siis autotootjad kaotavad turuosa kõigil suurematel turgudel, nii Euroopas, USAs kui ka Hiinas. Ja nagu siit näeme, siis näiteks Volkswagen toodab USAs müüdavatest autodest 80% mingis teises riigis, mis tähendab seda, et kõik need autod, Volkswageni autod, enamus Volkswageni autodest, mis USAs müüki lähevad tariifide alla, 25% tariifide alla. Ja sellel saab olema siis nendele autode nõudlusele väga suur mõju. Ja tervikuna selle kaudu ka Saksamaa majandusele väga suur mõju. Autotööstuses peegeldub ka üks hästi oluline protsess maailma majanduses ja selleks protsessiks on see, et Hiina, siis, kus varasemalt teised tootjad said odava tööjõu abil komponente toota ja siis need komponendid importida, kasutada oskustööjõudu, et luua lõpptoodangut, siis nüüd on selline olukord, kus Hiinas on esile kerkinud mitmed tootjad, kes siis toodavad kõrge lisandväärtusega tooteid ja kogu majandus on siis nagu shiftinud kõrge lisandväärtusega toodete tootmisele ja need tooted siis eksporditurgudel on hakanud pakkuma konkurentsi Saksa lõpptoodangule. Ja väga hea näide sellest on siis elektriautode turg. Siin on näha siis globaalsete elektriautode turuosa ettevõtete lõikes ja Hiina kõige suurem elektriautode tootja BYD, ma ei tea, kuidas see nime täpselt hääldada, nemad on selgelt turuliidrid praegu, siin 22% juures on turuosa, Tesla on umbes 10% juures ja siin on siis Wuling, kes on järjekordne Hiina tootja, Li Auto järjekordne Hiina tootja ja siis näeme, et BMW, siin Volkswagen, Mercedes-Benz, et nende turuosad jäävad siia 2%, 3% juurde ja statistika praegu näitab, et kõik Saksamaa autotootjad praegu kaotavad turuosa elektriautode turul. Hiina on selgelt elektriautode turu üle võtnud sisuliselt maailmas. Hiljuti toimusid Saksamaal ka valimised. Uueks liidu kantsleriks saab tõenäoliselt Friedrich Merz ja ta suutis siis parlamendist läbi suruda 500 miljardi euro suuruse kulutuste plaani siis infrastruktuuri ja sõjaväe ülesehitamiseks. Sisuliselt hakkab siis Saksamaa kasutama laenuraha selleks, et majandust stimuleerida. Ja selleks loobub siis Saksamaa karmidest eelarvereeglitest. Nüüd arvatakse, et 10 aastaga võiks Saksamaa võlatase tõusta 63% pealt 90% peale. 90% on juba tase, mida peetakse jätkusuutmatuks. Mis on väga oluline aru saada, on see, et seni on Saksamaa olnud siis vastutustundliku eelarvepoliitika bastion Euroopas. Ja peamine kriitika, mis massiivne kulutuste plaan on siis saanud, on see, et regulatsioonid ja bürokraatiamasin on ikkagi olemas, et kogu selle raha kulutamine isegi läheb tegelikult väga aeglaselt, et ta ei jõua lihtsalt majandusse piisavalt kiiresti, sest ta läheb igasugustest, kogu sellest bürokraatiamasinast peab läbi minema. Muidugi sellele plaanile andsid kohe investorid ka hinnangu selle kaudu, et ütlesid põhimõtteliselt Saksamaale, et nüüd, kui te tahate laenu võtta, siis te peate kõrgemat intressi meile maksma. Et see viimane kasv siin ühe päevaga kasvas siis Saksamaa 10-aastaste riigivõlakirjade tootlus 0,3% punkti võrra, mis on suurim päevane kasv alates Berliini müüri lagunemisest. Investorid ütlevad selgelt, et kui nüüd Saksamaa ka, nagu teised Euroopa riigid niimoodi kulutama hakkab, siis me tahame teilt kõrgemat intressi saada laenu pealt. Ja see on siis osa sellisest suuremast trendist, kus riigi võlakirjade hinnad kukuvad ja nende pealt siis saadav intress läheb üles. Siin on näha siis G7 riikide
ja Hiina ja India võlakoormaid protsentides siis SKP-st. Jätkusuutlikuks peetakse siis 60% taset, mis on siin punktiiriga märgitud. Ja Saksamaa on nende suurriikide seas olnud siis üks ainukesi, kes on hoidnud oma riigivõlga sellel jätkusuutlikul tasemel. Ja see on võimaldanud stabiliseerida eurot, stabiliseerida kogu regiooni majandust. Nüüd, kui Saksamaa viib selle riigivõla siia lähedale 100%, siis on sisuliselt kogu Euroopa kõrvuni võlgades, kõik G7 riigid on kõrvuni võlgades. Põhimõtteliselt see süvendab lihtsalt Euroopa võlaprobleemi pikaajaliselt. Ja mis selle tulemuseks siis on see, et see pakett, see 500 miljardine pakett võib siis majandusele lühiajaliselt olla tõuge ja tõenäoliselt ongi, et kui sa süstid ikkagi 100 miljardit majandusse, siis mingil määral see majandus nagu tuleb elu sisse, aga pikaajaliselt ei ole kindlasti lahendus, pikaajaliselt veavad ikkagi majandust tootlikkuse kasv ja demograafilised protsessid. Aga probleem siis selle paketiga on see, et laenukulud kasvavad, nagu ma selle eelmisel graafikul näitasin, ja tegelikult Euroopa võlaprobleem süveneb. Ja oht on ka see, et Saksamaa majandus võib siis kulutuste kasvust sõltuvusse sattuda. Muidugi on mõju sellel ka Euroopa majandusele, et Euroopa majandus võib väikse tõuke saada nüüd järgnevatel aastatel, aga kokkuvõttes ei lahenda see kogu seda konkurentsivõime languse probleemi, mis on Euroopas läbivalt. Ja väga oluline on ka see, et Saksamaa ei ole tulevikus enam riik, kes suudab ennast lõhki laenanud riikidele tagatist pakkuda. Nii nagu me nägime Euroopa võlakriisi ajal 2010-ndatel. Ja kuna kõik need protsessid, laenuraha suurendamine, rohepööre, kõik need on tegelikult sellised inflatsioonilised poliitikad, samal ajal demograafia on väga ebasoodne majanduse jaoks, tootlikkus on Saksamaal langemas, siis tõenäoliselt me näeme sellist keskkonda, mida saab nimetada sellise sõnaga nagu stagflatsioon. See on siis sõna, mis on kokku pandud kahest sõnast, stagnatsioonist ja inflatsioonist. Ehk siis tekib selline keskkond, või sisuliselt praegu on juba see keskkond tekkinud Saksamaal, et kus sul hinnakasv on suhteliselt kõrge, aga majandus ei kasva või langeb. Sellist keskkonda me nägime näiteks 70-ndatel läänemaailmas. Sellist keskkonda me nägime Jaapanis 90-ndatel ja 2000-ndatel. Ja see stagflatsiooni probleem on tegelikult kogu läänemaailmas tervikuna, et tõenäoliselt seda kümnendit iseloomustabki selline stagneerunud majandus ja kõrge inflatsioon. Kes soovib selle teema kohta ka lugeda, siis Taavidi uudiste lehelt on leitav selline lugu Euroopa majandusmootor Saksamaa on kokku jooksnud ja õlitamata. Aitäh teile kõigile, kes selle videoga siis lõpuni jõudsid ja näeme juba järgmisel korral.